Nart on nii elujõuline tänu sellele, et ta on täis nende loojate energiat, kes seal käivad. Ta on selline ideaalne kest, mis lubab endasse nagu väga palju maailma ja see ongi olnud väga erinev siis iga kord, kui sa sinna lähed, et saad iseenda kohta rohkem teada ja teiste inimeste kohta veel rohkem. Seal puude taga on Venemaa, selles mõttes, et nagu ta asub reaalselt lihtsalt kahe nagu kultuuriruumi piiri peal. Kahe väga erineva kultuuriruumi piiri peal. Ja sellepärast mulle ka tundub, et kunstiresidentuuril Narvas on päris suur missioon. Muidugi kõige olulisem ja tähtsam on anda kunstnikele ruumi ja kohta loomiseks, aga meie missiooniks on ka olla väga tihedas dialoogis selle oma konteksti ja kogukonnaga. Peale seda, kui Kreenholm lõpetas oma tegevuse, siis see kogu piirkond oli väga morbiidne ja kogu see linnaosa oli pime. Ta oli füüsiliselt pime, sellepärast, et kui Kreenholm töötas, siis oli alati palju tulesid, valgust, palju inimesi ja kui Kreenholm lõpetas oma tegevuse, siis see oli nii suur šokk kohalikele inimestele, et sisuliselt inimesed kandsid selle linnaosa maha. See Nart oli nagu üks projekt, et tuua tagasi valgus ja elu sinna piirkonda. Ja nagu te täna näete, see maja on ilusti valgustatud, linnatänavad on ka rohkem valgustatud, et ta on selles suhtes nagu oma missiooni väga hästi juba täitnud.